21. sajandil oleme hakanud rääkima hästi palju vaimsest pärandist. 20. sajandil ja 19. rääkisime rohkem folkloorist, rahvaluulest, etnograafiast. Ja nii on põhjust küsida, kas need valdkonnad omavahel kattuvad või on ka midagi erinevat. Jäägu see uurijate uurida ja välja selgitada. Aga tõsi on see, et aegruumis oleme me teel ja meie tänane kultuuriruum ja see, kellena me täna ennast näeme, toetub väga paljuski kõigele sellele, mida eelläinud põlved on loonud, kuidas on loodud, mõtestanud ja kuidas nad on oma argipäevade maailmas ja pühade maailmas toime tulnud. Meie tänased põlved, kui me räägime identiteedist, iseolemisest, eestlaseks olemisest, me püüame väga paljuski toetuda eelläinud põlvedele ja õigusega, sest ühel või teisel viisil me kasutame eelläinud põlvede loodut. Kas see on siis seotud meie erialaga, no näiteks tegeleme rahvusliku käsitööga või anname vanadele rahvalauludele tänase kuue või leiame veel mingisugused muud väljundid, olgu selleks näiteks akadeemiline uurimistöö. Aga kõik see, mida me nimetame pärandiks, see võib olla ka tore meelelahutus. Me käime näiteks rahvatantsurühmas vanutantse tantsimas või osaleme mõne pärimusringi töös või tikime, teeme endale rahvarõivad või valmistame selliseid toite, mida tehti mõni inimpõlv tagasi. Ja võib-olla kõik see varasem pärand on ka midagi niisugust, mille kohta avastame enda jaoks tegelikult seda siis, kui me üldse oleme mingil põhjusel Eestist ära läinud. Ega ilma asjata ei öelda, et eestluse suuremad hoidjad on tegelikult need inimesed nii mõnigi kord, kes on leidnud endale elu ja töökoha kodumaalt kaugemal. Sellepärast, et see annab neile võimaluse ühelt poolt paista erilisena silma, kus sa tuled, missugune on sinu kultuur. Ja teisalt on kindlasti meil midagi niisugust, mille me ka oleme saanud oma esivanematelt ja mis võib-olla kõige paremini on läbi aegade säilinud nii-öelda kettkirja fenomenis. Me ei tohiks katkestada oma ahelat ainuüksi sellel põhjusel, et iga kultuuri kadumine maapinnalt vaesestab seda kultuuriruumi ja niimoodi kaovad pöördumatult kuhugi aegade hämarusse kunagi mõeldud mõtted, kunagi selles keeles loodu, ehitatu ja lauldu.